tere! Tere! Kas olete märganud, kevad on juba käes? Meie siin plaanisime Tiinaga jälle meisterdama hakata. Teeme siis ühe toreda muna. Ja me teeme siis kumbki ühe muna ja siis saame seljad kokku kleepida ja selle saab siis rippuma panna. Ja selle jaoks siis võtame lihtsalt tavalise joonistusplokki paberi. Ja kõige lihtsam on rebime selle lehe näed, ma annaksin sõbramehe poolest sulle selle poole. Saad korraga 2 muna, eks ju? Ja mina saan ka 2 muna. Siis me ei pea eraldi, eks ju, tegema. Ja ma annan sulle sablooni ka. Ja selleks meil läheb jälle pliiatsit vaja. Ja joonistame selle muna siia peale. Et lõikasime muna välja, 2 muna. Ja nüüd voldime selle, need 2 muna koos pooleks. Teeme keskjoone. Katsume keskjoone teha. Nii, ja nüüd võime need eraldada, need munad. Ja ma arvan, et me võiks isegi kokku kleepida. Küll sul on ilusad rohelised liimid. No ikka kevadised. Nii kevadine. Mõeldes kevadele. Teeme nüüd need toredad kollased sisud. Ja. Need on nii vahvad. Aga enne me teeme, sabloonid on olemas. Teeme siis munavalge ja selle sisse väiksema munakollase. Sul on siin 2 sablooni, see tähendab, et suuremast tuleb munavalge ja väiksemast tuleb kollane. Ja kokku tuleb nagu praemuna pärast laua peale, mida me voltima hakkame. Väga vahva. Nii, aga ma arvan siis, et mulle jälle paberit. Aga see on nüüd natuke õhem paber. See oli meil joonistusbloki paber, aga see on meil printimispaber. See on õhem. Ja võtame siis need väiksemad sabloonid. Ja nüüd sa võid munarebu valida, kas tumedamat, heledamat. Me peaks äkki ühtemoodi valima, siis on see muna kokku pannes. Ma arvan, et see on hästi värvikas. See on võib-olla liiga oranž. Võtame siis selle. Jah. Jälle 4 tükki. 4 tükki. Mina tegin riba, teen pooleks ja veel pooleks. Saangi 4. Et saimegi 4 + 4. Ja nüüd kleebime siis väiksema suurema peale. Et tekiks selline praemuna taoline asi. Nii toredad värvid on. Mulle ka meeldib. Toredad kevadised värvid. Teeb kohe tuju rõõmsamaks. No võt. Ja nüüd hakkame neid ükshaaval voltima. Võtame esimese praemuna ja vajutame keskjoone sisse. Ja muna jääb sisse poole. See kollane muna. Nii, siis võib isegi küünega üle käia. Ja nüüd teeme lahti. Ja teistpidi. Ristipidi. Nüüd tuleb hästi vaadata, et murtud joon juba otsaga kokku läheb. Ja. Nii, aga me teemegi nagu abijooned. Meil on nagu rist peal ja nüüd tuleks teha selline nagu diagonaalid. Diagonaalid ka, jah. Ja seda peab ka nüüd hoolega vaatama, et mööda ei pane. Siin saab jälle juba murtud joonte järgi vaadata, et läheks täpselt. Just täpselt. Murtud jooned näitavad, jooned on ees. Need on nagu lumeelbeke siin sees või need jooned. Ja nüüd võiks olla selline nagu soolatopsi teeme, et teeme sellise väikse voldi siia sisse. Tänu nende joontele on meil hea vajutada. Ja siin ta on. Et jääb nagu terav tipp ja all on nagu lai seelik. Terav tipp ja lai seelik. Siit saab niimoodi sissepoole vajutada, samal ajal käega aidata kaasa. Jaa, jooned on ees. Tekiks volt siia sissepoole. Jaa. Nii.
ja nüüd võib kõvasti ära vajutada ja selliseid toredaid detaile siis tuleb 4 tükki, aga nüüd läheb muna kokkukleepimiseks, aga selleks, et nüüd see sisu ei tuleks nüüd ühe kaugusele, eks ju, et ei oleks kõrgemal, madalamal. Mina teeksin küll väikse mõõtmistöö. Joon lauaga keskkoha. Näiteks vaatame, kui suur see muna on. Minul on 13 senti ja natuke peale. Äkki võtaks siis 6,5, teeks täpi siia 6,5 peale. 6,5 peale. Sest vaata, muna peab meil ju kokku istuma. Ja, täpselt. 2 peale tehtud. Ja teisele poole täpselt samuti 6,5 sentimeetrit. Ja järgmiseks ma arvan, et me võimegi nüüd selle ja selle omavahel kokku kleepida ja siis need omavahel. Et 4 saaks 2. Nii, et 2 paneme siin ja, 2 omavahel ülestikku. Vahepeal võib neid kiigutada. Naljaviluks. Ja noh, siis tulebki vahele panna. Teravik läheb siis keskossa nagu. Teravik keskossa. Sinna täpi peale. Just. Täpi peale ilusti. Kui ilus. Ruumiline. Väga tore. Ja. Nii, ja nüüd läheb liim. Ja kleebimegi kokku. Või on vaja kinnitusasaks ka siia midagi vahele? Siia oleks vaja jah üks väike niidike ka panna enne vahele. Aga seda on võimalik ju tegelikult natukene teistmoodi ka kaunistuseks toas panna. No mulle sealt see tikk. Pulga otsa. Just. Et kui see pulk siia niimoodi 2 muna vahele kleepida, siis on võimalik. Siis saab panna oma toredasse vaasi koos paju okstega, millel on urvad. Katsume kõigepealt pool panna. Pool. Ja siis näed. Tore. Tore muna sai. Väga vahva muna. Jah.